ongi see, kui me käisime Tais puhkamas, mis oli nüüdseks juba oma mitu kuud tagasi see oli? Peaaegu 5 kuud. 5 kuud tagasi. Täitsa pekkis, me oleme nii kaua juba siin olnud. Aga räägiks lühidalt ära ka, mis siis vahepeal toimunud on Tai reisist saati. Oleme teinud tööd ja ega need tööd tegelikult, mis me vahepeal tegime, olid suht siuksed nagu üksluised ja sellepärast ei olnud ka nagu mahti vist väga filmida. Me siin, mis see on siis, jagasime põldude peal laiali seda puistasime. No puistasime. Tal on ingliskeelsed tähendused kõik peas. Väetist on ju ja siis see oli see lubjakivi ka. Lubjakivi, kes siis võib-olla ei tea põllumajandusest nii palju, pannakse põllu peale selle jaoks, et siis mulla happelisust alandada. Jah, seda tegime, see oli päris huvitav. Sai kopamehe tööd teha. Ehk siis pidime kopaga tõstma seda mõlemad lubjakivi ja siis ka seda väetist, siis on juba ainult ingliskeelsed tähendused peas. Nii raske on eesti keeles korrektselt rääkida praegu. Aga jah, neid töid tegime ja siis olid lammastega mingid tööd vahepeal, paar päeva, mingid üksikud päevad. Mina toimetasin nendega rohkem, Siim nendega väga palju ei ole toimetanud siin nüüd. Aga mulle meeldib ka selles mõttes, mõned aega meeldib lammastega tööd teha. Nad on küll haiged jogud nagu. Mida rohkem me lammastega tööd oleme teinud, siis seda rohkem ma saan sellest aru, kui öeldakse, et inimene on lambakari nagu lammas. On ju? Sest et nagu kui keegi ütleb sulle seda lihtsalt ilma selleta, et sa oleks lammastega tööd teinud, siis see on nagu üks asi, aga reaalselt nagu ma saan nii hästi aru sellest nüüd naljakas lihtsalt, kui haiged lambakari on ikka nagu mitte Eesti tähendab inimesed maailmas. Mitte Eesti inimesed, sorry, üleüldse inimesed, siis ma ei tea, miks ma tahtsin öelda Eesti inimesed, aga no Eesti inimesed ka, kõik inimesed on lambakari ühesõnaga. Ja siis pidime vahepeal Eestis käima. Olime seal kuu aega, võtsime hästi rahulikult, väga palju ringi ei käinud, aga nägime nii palju inimesi ära, kui tahtsime ja jaksasime ja mina isiklikult rohkem tahtsingi keskenduda sellele, et ollagi rohkem lähedastame inimestega koos ja iga hommik, nii kui võimalik oli, siis näiteks Siimuga istusime terrassi peal, jõime kohvi, nautisime ilusat aeda, ilusat rohelust, sest et meil siin väga midagi rohelist, no nüüd ainuke roheline põld. Ja see meil saime vihma nüüd vahepeal, siis on hakanud vili vaikselt üles tulema. Aga ikkagi siin hein on, kõik muru, mis siin on ikkagi nagu ära kõrbenud ja muru selles mõttes väga roheline ei ole. Nii et ikkagi suht siuke kõrbe vibes. Nii et jah, nautisime täiega nagu seda Eesti imelist kevadet ja minu arust meil nagu täiega vedas ka selle kevadega. Natuke oli vihma, aga nii ilus roheline, kõik õits ja õunapuud, kõik värgid nagu imeline. Mina jäin täiega rahule. Väga mõnus oli ja nii tore oli näha kõiki täiega. Ja minu arust oli palju raskem ka seekord nagu ära tulla Eestist, sest et nägime inimesi ja Eestit täpselt nii palju, et ei saanud veel kõrini sellest. Ehk siis oli nagu selle võrra raskem ära tulla, et ikkagi nagu, ma arvan, mul võttis mingi nädal aega, enne kui ma nagu emotsionaalselt taastusin sellest. Aga olgem ausad, siis mul olid see menstruatsioon ka tol hetkel, nii et siis selle võrra oli keerulisem ka hormoonid ja nii edasi on ju. Nii et ilmselt see kõik kahtas kaasa sellele, et oli ekstra rohkem mase olla. Aga igal juhul oleks olnud ka normaalsel hormoonia taseme ajal olnud raske ära tulla sealt. Ja mis edasi saab? Mis me veel enne Eestisse minekut siin tegime, siis külvasime, või Siim külvas. Esimest korda sõitis mega suure külvikuga ringi, edasi-tagasi. Mina korjasin
kive. Järgnevad 4 minutit ma nüüd räägin monoloogis sellest, kui väga mulle meeldib kive korjata, nii et kui see sind ei huvita, siis hea meelega julgelt soovitan 4 minutit edasi skippida. Hästi vahva töö, minu lemmiktöö. Enne Eestisse minekut tegelikult vihkasin rohkem seda tööd, nüüd kui tagasi tulime, nüüd ma jätkuvalt teen seda kivide korjamist. Aga ma kuidagi eos juba teades, mis mind ees ootab, siis ma kuidagi oskasin ennast nagu ette valmistada või lihtsalt kuidagi vaimselt. Meil on nagu veits kergem, ma lihtsalt võib-olla leppisin sellega ja tegelikult see töö ei olegi mitte midagi keerulist ju, üldse ei ole mitte midagi keerulist. Aga samas ikkagi veits on, sest et näiteks pererahvas ka ütleb, et see on töö, mida nad kõik vihkavad. Sest et eesmärk on siis korjata suured kivid ära põldude pealt, et nad ei jääks siis kombainidele ette ja ei lõhuks kombaine ja samas ei tekitaks ka siis tulekahju ohtu, kui siis selle kombaini äärega vastu lähed ja siis seda sädet tekib, on ju. Ja siis küsimus ongi selles, aga mis on suur kivi ja mis on nagu väike kivi, mida sa ei peaks üles korjama. Ja see on see, mis teeb selle nagu keeruliseks selles mõttes, et mingid kivid sa näed on nagu ilmselgelt, need tuleb ära korjata. Aga mingid kivid on sellised, et nagu ma ei tea, nagu kas on pointi, sest et ma sõidan siis väikse selle laaduri, on see laadur? Ei ole, see on tõstu. Ei, mis see on? Teleskooplaadur on ikkagi. Teleskooplaadur siis, jah, eesti keeles. Upitaja, mida iganes. Heal lapsel mitu nime on, ja sellega siis sõidan põllu peal. Põllud on juba külvatud, on, ja ma sõidan siis ainult mööda neid radu, kus siis tehnoradu, kus siis Brits ka ringi sõidab. Nii et ma niisama nagu põllu peal pigem ei tahaks ja pigem ei olekski vaja sõita, sest et Vili on niigi stressis selles mõttes, et ta ei tule nii hästi üles, kui ta peaks tulema, sest pole pikalt vihma olnud, on, ja no nüüd oli vahepeal. Et nagu kõik need asjad, et sa pead jälgima, et sa ei sõidaks niisama lambist ringi põllu peal ja siis samal ajal, kui see kivi on kuskil tehnorajast väljas, et nagu mingi, kas on pointi sõita sinna nagu vilja peale, et see kivi ära tõsta, kas ta on piisavalt suur või ei ole ja sul ei ole kedagi kõrval, et küsida kellegi käest, et kuule, näe see kivi seal, kas see oleks nagu vaja üles korjata või mitte. Et see on nagu see, mis minu jaoks teeb selle töö kõige nagu vaimselt raskemaks. Samuti ka see, et sa oled päev otsa üksinda oma mõtetega, mis vahepeal on tore, vahepeal ei ole tore, siis sul on mitte kellegagi rääkida ja nagu ma ütlesin, ka mitte kellegi käest pole nõu küsida, ehk siis sa pead väga iseseisvalt seda kõike tegema ja vastutuse ise endale võtma. Nüüd siin tagasi tulles sõitsin ka ühe põllu peal üsna, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga see nagu üks koht selle põllu peal oli väga uisapäisa mul läbi sõidetud, nii et ma reaalselt jätsin maha sinna mingid suured kivid. Aga nad ei olnud nagu selles mõttes suured kivid, et nad olid maapinnast hästi kõrgel, sest sellised ma oleks ilmselgelt ära võtnud. Vaid kaugelt vaadates nad ei olnud nagu maapinnast väga nagu väljas. Ehk siis ma mõtlesin, et nad on sellised lapikud kivid, et vast ei ole hullu, on ju. Aga siis peremees peale seda, kui mina seal kive korjasin, läks sinna pritsima ja siis ta saatis mulle pildid ja ütles, kuule, jõu, et sul jäi nagu siin täiega korjamata, vaata. Ja siis ma mingi, jumala pereses nagu, et võta siis on ju näpust kinni, et milline see kivi on siis, mida peab korjama või mitte, aga kui ma lähemale nüüd siis pärast läksin uuesti sinna põllu peale, okei, need olid päris suured kivid. Aga nagu ma ütlesin, nad ei olnud nagu maapinnast kõrged, vaid lihtsalt nagu suured sellised nagu laiad, aga siis ma sõitsin seal piirkonnas veel veis ringi ja olid veel nagu suured kivid ka maas, nii et ma ei tea, kuidas need sinna maa jäid. Ühesõnaga, jah, siuke vahva töö. Sa arvad, et keegi viitsib kuulata seda, kuidas sa jäpid mingitest kividest? No võib-olla ei viitsi, aga mul on hea mõtet välja saada. Igal juhul. Ja nüüd oleme tagasi ja mina jätkuvalt korjan kive, nagu mainisin. Ja Siim teeb praegu vahepeal käis päätist jälle laiali puistamas. Ma ei tea, mis need õiged terminid on, nii et pritsimas, laotamas, puistamas, mis iganes. Ja edasi me ei tea, mis saab. Sest et nüüd on siin tööd jäänud circa 6 aega ilmselt. Circa pluss miinus. Ja edasi ei tea.
meie otsime praegu siis uut kohta, kuhu saaks tööle minna. Ja oleme kirjutanud siin paari kohta, oleme ka mingisugused pakkumisi saanud. Üks pakkumine oli suurem, ka mingisugune perefarm, aga suur farm New South Walesis. Hetkel rohkem mingit infot sealt ei ole saanud, meili peale tuli kiri ja ma kirjutasin vastu ka, et küsisime küsimusi värk-särk ja rohkem hetkel ei ole nagu mingit infot sealt tulnud, nii et elame-näeme. Aga nad kirjutasidki, et nad hakkavad vaikselt tallivilja külvama siis sealkandis. See on siis teisel pool Austraaliat täiesti ja ta on seal nagu lõuna pool rohkem. Ja teine pakkumine tuli põhja poole, siin ka Western Austraalias, siin Lääne-Austraalias, eesti keeles öeldes, üleval põhja pool ühes linnas mingisugune ettevõtte kirjutas, mis tegeleb siis põhimõtteliselt mingisuguste koristus- ja hooldustöödega, mida iganes see haljastamine ja mingid sellised nagu tööd. Et ta täpsemalt ei täpsustanud, ütles ka, et kui huvi on, siis helistage ja ma ei tea, umbes, et suhtleme, aga see, kuidas ta kirjutas ja nagu Facebookis vaadates ka tal nagu seda kodulehte, siis tundub veits siuke, ma ei tea, kas nagu on päris hea koht, aga kirjutas ka, et mõlemad kohad, see farm ja siis ka see, millest ma just rääkisin, see hooldustööd ja mis iganes firma on ja ütlesid, et neil töötab 4 eestlast seal ka praegu. Et ma ei tea, kas see on nagu mingi skämmi viis öelda, et jõu, et siin on ka eestlased, et tunneksid ennast nagu turvalisemalt, et sinna minna või mitte. Ei tea, ühesõnaga, igaks juhuks saatsime sinna ka vastu meili, küsisime küsimusi juurde, aga sealt pole ka veel midagi vastu tulnud, nii et ei tea. Ja saatsime ka meili siis ühte agentuuri 2 inimesele, kes seal töötavad, et äkki saab nende kaudu mingisuguse töö otsa leitud. Nii et loodame, et miskit ikka leiame ja siis vaatame, mis edasi saab. Siin just nüüd Siimuga natuke arutasime ka, et mis me siis nagu veel võiks teha ja üks töökaaslane oli Siimule maininud, et seal põhja pool Austraalias siis on üks linn, Exmouth, kus ongi põhjaga on tegelikult see, et praegu on nagu talv Austraalias on ja põhja pool on praegu just kõige parem aeg külastada seda piirkonda, sest et suviti on seal nagu nii palav, et keegi kannata olla seal ja talvel on siis täpselt 25 kraadi pluss miinus, natuke rohkem, natuke vähem. Et seal hakkabki nagu praegu siis põhimõtteliselt turistihooaeg pihta ja et töökaaslane oli maininud, et siis sinna näiteks minna ja äkki lihtsalt mingit teenindustööd või midagi teha. Et tegelikult viisast rääkides näiteks me nagu otsustasime, et me tahame ikkagi 3. aasta päevad, need farmipäevad siis või nii-öelda need tööpäevad, spetsiaalse tööpäevad ära teha. Ehk siis otsimegi nagu ideaalis sellist tööd, mis nagu läheks arvesse siis viisa jaoks ja ei pea olema ju farmi töö, vaata, vaid see võib olla ka täpselt teenindustöö, aga see peab olema lihtsalt sellises piirkonnas, mis on siis nii-öelda arvestatav Austraalia valitsusele. Nii et võib-olla see põhjas mingisugused piirkonnad on ka arvestatavad. Ma arvan küll, ma ei tea. Nii et ühesõnaga lihtsalt oli siuke mõte praegu ka, et et minna siis lihtsalt näiteks põhja poole ja sest me ei ole seal põhjas käinud, sest et liiga palav oli seal ja seal oli reaalselt üle 40 kraadi vahepeal, minu arust oli ka, vaatasime. Tegelikult seal ei ole nii olnud. Siin on ikkagi, ma arvan, sama soe suvel kui seal. Ma ei usu, et seal soojem on. Ma vaatasin ka vahepeal või pärast, mis seal ruumis ja niimoodi on. Ei ole. Siin lihtsalt on troopiline kliima, seal on palju niiskem ja kui ta soe on, siis ta tundub nagu soojem, aga tegelikult ei ole midagi hullu. No jaa, aga see niiskus ongi see, mis seal hullemaks teeb, sest et siis sa oledki nagu ekstra nagu lämmi. Ega kui me Tais käisime, siis seal ei olnud ka väga hullu nagu kraadi võttes. No me ei tea, palju oli, sest et seal ei ole ilmateadet. No jah, see, mis telefonis näitas, siis seal oli mingi 26-27 stabiilselt näitas kogu aeg. Tegelikult ei olnud. Soojem oli kõvasti vahepeal juba. No ei tea, võib-olla ei olnud, oligi lihtsalt see niiskus, mis selle soojemaks nagu... Ei ole, oli soojem, kindlasti oli vahepeal väga soe. Iial ei tea, aga näiteks samas, kui me käisime teisel pool Austraaliat, siis ega seal oli ka
ei olnud nagu väga üle 30 kraadi tegelikult sooja minu arust mingitel päevadel, aga väljas oli ikka nagu suht lämmi. no jah. Jah, mina esimene päev, kui me sinna jõudsime, läksime Enekini Hendriga läksime poodi. Ja siis ma mäletan, et Eneki ütles, et tal on külm. Või no mitte nagu külm, aga et veits jahe on väljas. Siis mina olen nagu, mis asja, et nagu täiega palav on minu arust. Aga ongi lihtsalt see, et see nagu... Ja seal oli 25 kraadi äkki too hetk või midagi. Ja see lämmi tunne oli lihtsalt nagu see, mis tekitas seda palavustunnet või siuke nagu hästi niiske. Siuke tunne oli nagu saaks higine, aga tegelikult ei olnud lihtsalt niiske oli olla nagu. Ja, ma ei usu ikkagi, et seal põhjas nii hull on. Tegelikult ei ole midagi hullu seal. No, ma ei tea. Mul üks vana koolivend töötas, ma mõtlen, kas töötas ehituse peal äkki seal põhja pool ja siis, aga ta oli nagu väljas selles mõttes vaata kogu aeg. Sellest ma saan aru, aga ma räägingi sulle, et see ei ole hullem kui siin. Mina siin ka ei tahaks kuskil väljas töötada nagu suvel, sest see on ikkagi päris rõvena. No ma ei tea. Aga ma ei usu, et seal hullem on. See sama lihtsalt ligistad natuke rohkem, siis niiskem on. No ehk siis selle võrra hullem on. No ei ole hullem. Tunne on ikkagi sama. No siis selleks, et see vaidlus ära lahendada, tuleb suvel sinna minna ja ise tunda, mis see tunne on siis seal. Ega enne ise teada ei saa ju. Jah. Igal juhul jah, sellised mõtted. Ja praegu on meil pühapäev, vaba päev. Sõidame, me oleme muidu iga nädalavahetus, kui me oleme siin olnud, siis me oleme pesu pestnud ja süüa teinud kogu aeg. Aga siis nüüd on nagu tempo täits rahulikum ja mõtlesime, et vai, et lähme siis avastame natuke, mis siin ümberringi ka on. Ja meie siis farmist 2,5 tunni sõidu kaugusel umbes on üks eesti keelde tõlkides lainekivi. Ehk siis peaks olema mingisugune suur kivi, mis on siis lainekujuline, ma eeldan. Pilte nägid on? No jah, väidetavat nagu on, ise pole näinud, ei tea. Nii et jah, lähme vaatame, mis siin kandis head avastada on. Jõudsime selle Wave Rocki juurde, lainekivi. Siim nagu ikka uhkeldab oma uhkete paljajalu jalanõudega. Tahtis vaadata, kui kaugele, kui kõrgele ta nendega kõndida saab, enne kui libisema hakkab. Näe. Näed, juba libiseb. Ei ole siin midagi. Kus ma saan? Siit saab. Ei tea, kuidas see kivi tekkida võis siia nagu. Ja kuidas see nagu... Parkour! Jõhker. Kuradi eurooplased igal pool. Kas siin saan raudselt sinna vaata, see on väike siuke kühm. No mine proovi. Ma ei saa, saaks tahad pilti teha. Kuradi inimesed tänapäeval oma telefoni taga on ju. Meil pererahvas on küsinud, et kust see joogivesi siis ikkagi siin tuleb Austraalias. Ega me päris täpselt 100% pole aru saanud, aga linnast tuleb ta vist osaliselt ookeanist ja siis seda kuidagi töödeldakse nagu ikka. Aga näiteks see kivi, kus me oleme, siis selle kivi juures on linn, mille nimi on Hayden. Ühesõnaga, siin on nimi pealkirjas ka. Ja selle joogivesi tuleb siis selle sama kivi pealt. Osaliselt ilmselt ma ei usu, et päris kõik tuleb, aga jah, siit siis tuleb mingisugune osa. Ja ma arvan, et see vihmaga siia koguneb ja kui vihma ei ole. Jah, kogu see... Mind ei ole kuulda, vaata. Siim tuleb, räägib kohe lähemalt. No kas sina ei lugenud, siis... Ma lugesin, aga mitte nii süütsi. Näed, kogu need seinad, mis siin tehtud on,
ongi sellepärast, et siis vihmavesi jookseb mööda kivi ja mööda seda seina äärt siia tammi otsa. Selle jaoks see tamm siia ehitatud ongi, et ta vett koguks. No võt. Jah. Very good, very smart. Sellest aiast siis Siim rääkis. See oli siia ehitatud ja siis siit pealt kõik, mis vesi siia peale tuli, see kõik läks siis sinna otsapidi. No siiamaani läheb jah. Jõhker kivi ikka. Lihtsalt üks suur kivi. Ja nüüd kõik käivad siin peal ronimas ja kõik käivad seda suurt kivi vaatamas. Kas on lahe kivi, Siim? Väga lahe. Ma ei ole nii suurt kivi näinud. Aga see, vaata kui lame siin on. Meil ikkagi ei ole üldse nii lame. Jah. Siin on nagu täitsa lapik maa. Siin on jah kõvasti lamedam kui seal meie farmi kandis. Meil on ikka igasugused künkad ja nagu seal on veel mingi kivi või see on see sama kivi või? Sama kivi. No. Üks väga suur kivi. Ja seal kaugel, et ma ei tea, kas ma näen, on küll seal kaugel. Seal pidi olema üks tehisjärv, siis nagu on nimetatakse seda. No jah, no kaugel siin samas. See pidi olema samasuguse soolatasemega nagu Surnumeri. Nii et... Peaks lugema kuskilt, kust see ka tekkis või nagu, miks ta nii soolane? Inimesed ise lisasid soola. Ta olid liiga vaesed, et Surnumerele reisida ja siis mõtlesid, davai, teeme siia samma fake Surnu järve. Seda küll, jah. Ja eider vaadata, et selle sama suure kivi peal lihtsalt mingisugune elu käib. Põõsad kasvavad ja puud kasvavad ja täiega lahe minu arust. Mõtle, üks terve meie maapind oli kunagi üks suur kivi ja siis niimoodi see elu tekkiski, hakkasid mingid põõsad kasvama ja oleks peaaegu maha kukkunud. Issand, kui veider. Lihtsalt üks suur kivi auguga seest. Kiva. Ei tule siin kiva loopima. Sina tead seda või? Kiva loopimise nali. Mingi tädi karjus ei tule siin kiva loopima. Ei tea. Siin sõidame ja imastame, kui suured ja lagedad põllud siin pool on. Sest et meil seal kandis on ka ikkagi nagu üsna suured Eesti mõistes, igal juhul suured, aga siin on nagu nii lagedad selles mõttes, et ei ole vahepeal väga mingisuguseid kiviunnikuid ja mingisuguseid metsatukkasid ja võsa, mingid hästi-hästi väiksed üksikud on ju, aga... No jaa, aga siit vaatad, see on seal mingi üksik, seal ilmselt on mingi maja, aga ümberringi jumala tühi kõik, lage ja sile, ei ole künklik, ei ole kivine, ei ole mitte midagi, lihtsalt jõhkral. Nagu see kõik on üks põld siin nii. See on nagu jõhkralt suur põld. Seal tuleb juba aed varsti, näed seal siin on vahepeal jah, ma räägin, seal on ilmselt siin on jah lamba aed see vahel. Aga need aiad on ka ilmselt siin sellepärast vahel, et lammaste pärast ainult, et ei oleks nii suur ala lammastele. Kui lambaid ei oleks, siis siin aeda ka ei oleks vahel jõhker põld. Ja päris korralik. Suured ikka kandilised ja lihtne. Hea mõnus külvata ja hea mõnus kombainiga ka kindlasti sõita. No siin on jälle üks hästi pisikene võsastik vahel ja siis on jälle täiesti lagemaana. Suur lagepõld. Lõpmatuseni ei ole nähagi kuskil, kus see otsa saab. Siin pool ei näegi, kus otsa saab. Väike külvas on ka, aga ei näegi. See kaamera ja klaas on nii sita, et ei näe läbi väga midagi. Ja mõnus. Jõhkralt suured. Nii lage kuidagi. Jõudsime nüüd tagasi enda kanti ja võrdluseks, millised põllud siin on. Siin on selles mõttes mingisugune võsa vahel ja siis seal taga on veel mingisugune põld, siin jälle võsa vahel jälle põld. Et nagu siin ka kohe võsa kaob eest ära ja nüüd näha. Näiteks see vist ei ole veel meie põld. See ei ole veel. Ja mida meie teeme, aga ikkagi näed, siin on nii palju erinevaid neid puid ja asju vahel seal põldude peal, et
kõvasti keerulisem on neid põlde ikkagi harida kui need, kus me mööda sõitsime, kus ei olnud nagu väga üldse mingit takistusi vahel, noh. No näiteks see on üks nendest põldudest, mida meie harime. Ja see põld on üldse väga hull, no siin on mingisugused need... See on üks osa sellest, siis läheb edasi siin. Künkad, siuksed mägised seal peal sõidad, siuke tunne nagu kohe käid upakile traktori ja asjadega. Ja nüüd siin on võsa vahel ja siis seesama põld läheb edasi siin, läheb edasi siin. Et siuke mõnus. Mingid üksikud põllud on, mis on nagu veits lagedamad, aga no, ja siis nende lagedama põldude peal hea küll seda võsa on vähem ja künkaid on vähem, aga siis on kivihunnikuid hästi palju. No, jah. Nii et jah, siuke mõnus. Ja vaata, kui künklik ka on nagu. Ja künklik on ka, jah, selles mõttes. Ja. See on täitsa teistsugune ja see ei ole üldse kaugel siit see, kus need lagedad maad olid. Jah, need lagedad maad on siit, ma arvan, mingi 100... Ole nii paljugi. On ikka. Ei, sul on mingi 80 kilti, ütleme, seal oli päris lagedad maad. 80 kilomeetrit siit, nagu sa mõtled või? Siit, jah. No jah. Nii et jah, selles mõttes on huvitav, kui vähese aja tagant siin maastik tegelikult muutub. Ja siin nagu nii märkamatult ka kuidagi sõidad järsku vaatad, kus me nüüd oleme. Jah. No näiteks need põllud, mis siin taustal on, need on ka need, mida me harime. Ja see tundub siuke lage põld, aga nagu keskelt, no video peale vist ei jää näha, hästi palju kivihunnikuid keskel tegelikult. Siit vist ei ole niimoodi näha, video pealt ei ole näha, aga no niisama aknast välja vaadates ma näen ju, et kivihunnikuid selles suhtes. Ja noh, kraab on siin vahepeal ja noh, teistsugune ikka. Teistsugune, jah. No ja see on ka näiteks üks põld, mida me harime, nüüd tuli väike küngas siia ette, ei ole näha, aga et seal tagapool ka näiteks nagu justkui on lage, aga samas on täiega neid kivihunnikuid ja värki. Et siuke... Toon juba teine põld. Toon juba teine põld seal kaugemal ja mis ma sisse zoomisin, aga jah. Jõudsimegi tagasi. Jah. Kell on 4:09 õhtul ja nüüd on vaja veel lõunasöök valmis teha ja... Selles suhtes. Nädala lõunasöök, mitte tänane lõunasöök. Tänane lõunasöök on juba ära söödud. Et näitan näiteks sellise masinaga. Siia pannakse sisse väetis ja siis nendest torudest seal pärast tuleb väetis välja. Ja väetis läheb siis sinna väetise külvikusse sisse sealt pärast. Seal on see suur külvik. Vot nii. Niimoodi mööduvad meie nädalavahetused tavaliselt. Ja kui siin laua pealt on näha, siis siin on terve hunnik karpe. Söök on valmis tehtud. Õnneks seekord me tegime nii, et eile keetsime riisi ära ja siis lõikasime asjad valmis, nii et täna tuleb lihtsalt ainult ära jagada.